ärikäik. Tere head ärikäigu kuulajad! Hea meel on taas kord teid siin mikrofoni taga tervitada ja täna oleme külla kutsunud endale sportlase, poliitiku Sten Perilluse, kellega räägime täpsemalt, milline on spordimaailma äriline pool, kuidas saab üldse üks inimene teha korraga nii poliitikat kui sporti kui ka kõiki muid asju. Ühesõnaga on meil siin selline hunt kriimsilm, kellega räägime kõigest kõike. Tere Sten Perillus! Tere päevast kõigile! Minu kaassaatejuht on täna Joonas Piir, tervist! Sten, räägime alustuseks sinust üldisemalt. Kindlasti osadele kuulajatele tuled sa kuskilt tuttav ette, osadele kuulajatele ilmselt mitte. Sa oled pärit Kesk-Eestist. Kuidas su tee üldse viis sportlaskarjäärini? No ütleme niimoodi, et see spordilembus on olnud väiksest saati. Enne kui ma jõudsin siis professionaalsel tasemel võrkpalli mängimiseni, sai läbi proovitud saalioki, jalgpall, korvpall, ja tõesti siis nii-öelda viimase variandina jõudsin tegelikkuses võrkpallini. Kui paljud inimesed tegelevad selle võrkpalliga, hakkavad tegelema päris noorest saati, siis minu puhul on see eripära, et ma võtsin selle võrkpalli kätte esimest korda alles 9. klassis. Et see on selles mõttes suhteliselt hilja, et mõni tänane tippvõrkpallur on juba kuskilt lasteaiast saati hakanud põhimõtteliselt selle võrkpalliga tegelema, siis mina alles võtsin selle 9. klassis kätte. Ja sealt sükene siis mõneti ka nii-öelda hiline areng nii-öelda, et on pidanud tegema palju tööd, et sinna professionaalsele tasemele jõuda, aga tänaseks päevaks jah, siis on see võrkpalli mängimine kujunenud siis minu nii-öelda elukutseks. Sinu nii-öelda resümeed vaadates on kirjas, et esimene peatus oli TalTech, aga tegelikult enne seda oli sul esiliigat, mängisid Kesk-Eestis, siis oli Kesk-Eestis oli meistriliiga sats, kus sa ka pingi peal mingi aja istusid, et kuidas see hüpe nagu toimus sellisest harrastussportlasest tippsportlaseks? No nagu ma ütlesin, et tegelikult ma alustasin väga hilja selle võrkpalliga, et täna ma olen 24-aastane ja siis kui hakata mõtlema, et 9. klassis, siis ma olin 16 aastat vana, kui see võrkpall esimest korda minule nii-öelda kätte sai siis. Et selles mõttes ta on olnud niisugune loomulik protsess, et mul ei ole kunagi olnud mingit suurt eesmärki, et nüüd ma pean hakkama professionaalseks võrkpalluriks, et see on tulnud kuidagi loomulikult. Et nii nagu sa rääkisid, siis gümnaasiumi ajal, kui ma käisin Paide gümnaasiumis, siis ma olingi seotud erinevate Järvamaa võrkpalliklubidega. Samal ajal ma mängisin ka noorteklassi siis Kiili võistkonna all, aga ikkagi peamised treeningud toimusid Järvamaal, saingi esiliigas karastust. Aga ütlen ausalt, et toona oli pigem niisugune tore ajaveetmisviis, et seda treeninguid oli siis 3-4 korda nädalas ja seda tegin siis nii-öelda lihtsalt nagu lusti pärast. Ja siis, kui gümnaasium sai lõpetatud, siis tegelikkuses gümnaasiumi ajal sai mõned treeningud tehtud ka erinevate meistriliiga meeskondade juures lihtsalt proovimiseks, et kutsuti ja siis, kui juba ülikooli Tallinna poole sattusin, et siis tuligi pakkumine TalTechi meeskonnast, kus ma siis 3 aastat mängisin, et selles mõttes, kui rääkida sellest, et mis tähendab esiliigast ületulek meistriliigasse, siis peamiselt on need füüsise vahed, et mäng käib kiiremini, lüüakse kõrgemalt võrkpalli, et selles mõttes need füüsilisuse aspekt, et ja see tulebki eelkõige välja tänu sellele, et kui esiliigas treenitaksegi 3-4 korda nädalas, siis meistriliigas on need korduste arvud 2-3 korda suuremad. Ma tuleks korra algusest tagasi, mind huvitab ikkagi see, et miks sa võrkpalli valisid, sa ütlesid, et sul varasemad kokkupuuted olid tegelikult korvpalliga ja jalgpalliga ja Paides tegelikult oli ju kõvasid jalgpalli ja korvpalliklubisid ka. Miks võrkpall, et kas sa ei näinud, et lusti korvpallis ja jalgpallis või miks sa võrkpalli valisid? See on ka hea küsimus, selles mõttes nii nagu ma ütlesin, ma olen hästi palju erinevaid alasid proovinud. Ja ju siis võrkpall tundus nii-öelda kõige õigem, et ma mängisin seda võrkpalli ja korvpalli mõnes mõttes ka sama aegselt, et ja siis oli tunne, et kuna see võrkpalli perspektiiv tundus nagu ägedam,
et ja see tundus natuke ka minule sobivam, et nii nagu ma naljatan sõpradele siis, et ma mängin võrkpalli sellepärast, et seal ei pea nii palju jooksma. Et selles mõttes nii ta on jah, et selles mõttes tundub, et selle valikuga selles mõttes panin täppi ka, et selles mõttes sellega on siis nii-öelda kõrgemale jõutud. Ühesõnaga tagasivaates ei kahetse, et ei proovinud korvpalli või jalgpalli? Noh, selles mõttes, kui hiljem raha poolest rääkida, siis jalgpallis ja korvpallis kindlasti liiguvad suuremad summad, aga selles mõttes ma tänasel päeval kindlasti midagi ei kahetse. Kui keegi küsiks tänasel päeval, et kes on Sten Berillus, et kas sa pead ennast ennekõike tippsportlaseks? Jaa, et tänasel päeval kindlasti ma defineerin, et olen siis professionaalne sportlane ja seejärel tulevad erinevad teised tiitlid, et täna on see põhiline elatusallikas minul ja nii ta on. Millal see nagu klikk ära käis, et sa päriselt oledki nagu tippsportlane, et ma kujutan ette, et alguses TalTechi aegadel võib-olla see oli ülikooli kõrvalt mõnes mõttes hea viis raha teenida, ära elada, et millal sul päriselt see käis klikk ära, et ma saan sellega nagu igapäevast leiba teenida? No ütleme niimoodi, et see klikk käis ära, ma arvan, TalTechis ma mängisin 3 aastat ja pärast siis 2 aastat, kui hakkasid jutud mingitest ka teistest klubidest, kus hakati siis nii-öelda minu kohta huvi tundma. Et võrkpalliturg on ju selline, et see ei ole ju selline koht, kus sa lähed CV keskkonda ja siis hakkad ise klubi otsima, vaid see turg käib vastupidi, et klubid otsivad endale mängijaid ja kui sa oled piisavalt hea mängija, siis sul tulevad erinevad pakkumisi ja siis, kui minul tuligi pärast TalTechi 2 aastat, hakkasid juba mingid klubid kompima piire, et kas ma oleksin valmis tulema, siis ma sain nagu aru, et et siin võib nagu, et minu vastu on huvi, et ja see võib nagu reaalselt kuhugi ka jõuda nii-öelda. Aga mis need esimesed huvid olid või kust kohast need olid, et kas need olid sellised lokaalsed rohkem või oli juba kohe alguses ka välismaalt? Ütleme niimoodi, et kui ma selle TalTechi 3 aastat ära lõpetasin, siis tegelikult oli juba mingi kompamine kuidagi välismaalt, aga need ei olnud midagi sellist tõsiselt võetavat, millele siis nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, millele peatuks, et tõsisemad huvid ikkagist sellel ajal olid siis et Eestist, et erinevad klubid Eestist ja siis pärast seda TalTechi hooaega siis saigi sujuvalt liigutud edasi Võrru. Aga mis riigid need olid, kus need esimesed välismaa huvid olid? Esimesed riigid olid tegelikult päris nagu selles mõttes madala tasemelised, et Kreeka sealt esiliigast ja et need ei olnud isegi kõrgliiga meeskonnad, aga siiski nagu mingid agendid nii-öelda võtsid minuga siis nii-öelda ühendust, et näed, et kuule, midagi sellist on pakkuda, et kas oled huvitatud, aga toona ma tundsin veel, et see Eesti liiga on piisavalt ahvatlev minu jaoks, et võib-olla pole veel mängijana ka nii palju arenenud, et teha see samm edasi, et siis saigi see samm tehtud, et pigem nagu Eestis see keskkond kõigepealt ära vahetada, vaadata, kuidas ma seal üldse toime tulen ja siis mõelda edasi, et kas see välismaa teema üldse võiks mul olla. Olen kuulnud seda, et välismaa tippklubid tihtipeale moosivad noori sportlasi mingite suurte lubadustega, tegelikult see reaalsus, mis seal on üpriski kehv. Elamistingimused ja nii edasi, et kas sul oli samamoodi, et prooviti mingite heade pakkumistega sind Kreekasse moosida või kuidas? Ei, no selles mõttes, nii nagu ma ütlesin, et sa pead, kui me räägime välismaale minekus, siis sa pead olema kindel, kuhu sa lähed, et sul eelnevad kindlasti mingid kõnelused klubidega, treeneritega, siis sa ise proovid võib-olla vaata, mis mängumehed seal varem on mänginud, võib-olla sa saad mingid kontaktid seal, küsida, kuidas seal klubi rahaasjad on, tingimused, olme, et nii nagu ma ütlesin, et seal lihtsalt tõesti oli lihtsalt paar nii-öelda kokkupuudet lihtsalt agendiga, kes küsis ja mõtles, et kas oleksid huvitatud ja siis ma pigem ütlesin, et ei, et ma veel ei ole huvitatud sellest, et ma soovin siin Eestis kõigepealt selle järgmise sammu teha ja ma arvan, et tegelikkuses see oli õige ka, et võib-olla liiga vara, võib-olla kui ma natuke tagantjärgi hakkan mõtlema, siis võib-olla kui ma TalTechis mängisin 3 aastat, et võib-olla see 3-aastase perioodi võib-olla oleks võinud teha nii-öelda 2 aastaga, et liikuda varem siin Eesti-siseselt natuke ringi, et võib-olla see oleks siis mind mängijana natukene paremini arendanud. Ja selle järgmise sammuna sa siis otsustasid, et su karjäär peaks jätkuma tollel hetkel uuesti nii-öelda areenile jõudnud Parrus Võru võrkpalliklubiga. Kui
sa räägid oma sellest kogemusest Eesti võrkpalliturul, siis ikkagi mis summadest me nagu palkade mõttes räägime, et kuhu vahemikku need palgad jäävad, et kas, mis ametikohaga neid võrrelda annab? See on väga hea küsimus, sellepärast et need palgad varieeruvad tõesti seinast seina. Et kui ma tulin siia TalTechi esimesse aastatel mängima, siis need palgad ongi lihtsalt kommiraha nii-öelda, et tüdruksõber võib-olla kinno viia. Et siin ongi 200-300 eurot, et kui sa ei täida seal põhimänge kohustusi ja kui sa oled TalTech toona oli ka, siis ei olnud mingi tippklubi Eesti mõistes, et selles mõttes, aga siin Eesti meesliigas 1000, 2000, 3000 eurot, nagu see sõltub kõik sinu tasemest, mõneti ka mängimispositsioonist, et on mängupositsioone, mis otsustavad natuke rohkem, ma pean siis silmas siin diagonaalründajaid, sidemängijaid, kellel on siis võimu natuke mängu käiku rohkem dirigeerida, mina olen ise keskblokkeerija, see tähendab seda, et ütleme niimoodi, et kui ma mängin hästi, siis see võib-olla ei paista nii hästi silma, aga kui ma mängin halvasti, siis see ka nii-öelda ei paista silma, et selles mõttes seda mängu nii-öelda vastutust on vähem ja see natukene ka kajastub näiteks ka palganumbris. Et selles mõttes jah, need tõesti, ma olen kuulnud igasuguseid jutte alates jah, nii nagu ma ütlesin, 200 euros kuni tipuni välja, et see sõltub kõik sinu positsioonist, sinu vanusest, sinu kogemustest ja nii edasi. Mis positsiooni mängijad tavaliselt võrkpallis need staarid on? Nagu jalkas me teame, et on ründajad, et kas võrkpallis on ka mingi selline positsioon, mida hinnatakse teistest rohkem ja kus need staarid nii-öelda välja tulevad rohkem? Ja, et võrkpallis säravamad mängumehed ongi diagonaalründajad ja siis ka nurgaründajad, et nemad kannavad siis päris suurt vastutust ka mängukäigu eest, et aga üldjuhul jah, need peamised nii-öelda skoorimasinad on ka need diagonaalründajad ja nurgaründajad, et nemad kannavad seda suurt vastutust. Samas on nagu siukseid, kuidas ma ütlen, nähtamatu positsioone ka, et kui sul on näiteks liberod, kes ma julgen väita, et palga hierarhias on kõige madalamal nagu positsioonil, et aga kui nemad näiteks mängivad kehvasti, siis see jääb nagu väga hästi silma, kui need mängivad hästi, siis jälle nagu seda efekti võib-olla nii palju ei ole, on ju, et kuidas see nagu dokumentaalselt või sellise paberimajanduse poole pealt välja näeb, et millise nagu lepingu üks klubi mängijaga üldse teeb ja kuidas seal see maksusüsteem on, et kas sa oled oledki lepinguliselt klubi mängija või on seal mingid muud tehingud ja diilid? Ja see ka sõltub hästi paljusti mängijast ja mängumehest ja see sõltub sellest, kui suur sul see palganumber nii-öelda on. Et Eestis on päris palju kombeks teha näiteks ka stipendiumlepinguid, aga seal tulevad teatud piirid ette, et kui sa teenid, kui ma ei eksi, siis üle teatud limiidi aastas, siis sa ei pea nii-öelda riigile nii palju suuri makse maksma. Et see hästi palju sõltub sellest, mis su see palganumber on ja kuidas te siis nii-öelda selle klubiga omavahel kokku lepite. Et neid versioone on nagu hästi palju näiteks, et on teada isegi näiteks see, et tavaliselt siis sõlmib nii-öelda klubi mängiga lepingu, aga vahepeal näiteks ei ole ka vahepeal harvjuhus see, et mängijal on oma ettevõte ja mis pakub siis nii-öelda mängijateenust nii-öelda piltlikult öeldes, et siis sealt nii-öelda mingi maksuraha kokku hoida, on ju. Et neid versioone on igatepidi ja siis see sõltub tegelikult ka väga palju ka erinevati riigiti, et kui me hiljem räägime siin Soomest ja Horvaatiast, siis need on täitsa teine maailm, on ju, et võrreldes Eestiga. Aga kui sa mõtled oma sellele parruse ajale, siis milline leping sul oli? Ja mul oli stipendiumiga nii-öelda, et stipendiumleping, et ütleme niimoodi, et see võrkpall peab nagu lahti seletama ka siis selle, et kui võrkpallur räägib oma palgast, siis tihtipeale unustatakse ära see, et kui mina läksingi parrusesse mängima, siis näiteks klubil oli ka lepinguline kohustus mulle tagada korter ja söök, et selles mõttes ütleme niimoodi, et kui sa peaksid ise korteri võtma, siis see tähendab automaatselt sulle kulu 500 eurot kuus näiteks, on ju, et aga näiteks siis mul ongi näiteks palk pluss korter pluss söök, mõnel mehel pluss auto, on ju, et see sõltub jälle sellest, millised tingimused sa endale välja räägid.
see söök oli siis pigem mingis kindlas toidukohas said süüa või toodi sulle ukse taha iga päev mingi pudrukaus? ei jah, üldjuhul on niimoodi, et klubid teevad mingid sponsordiilid mingite söögikohtadega ja siis seal on näiteks kas lõunasöök, kui hiljem tuleme Horvaatia juurde, siis mul oli näiteks 2 korda päevas söök on ja et see kõik sõltub, millised sponsordiilid sul klubidega või klubidel on ja see on jah, üks võimalus nii-öelda, kuidas klubi hoiab raha natukene kokku ja kuidas mängijatel on tegelikult mõnes mõttes ka endal mugav, et sa ei pea toitumise pärast muretsema. Kui sa TalTechis olid sellise, ma ütleks ikkagi võrkpallurite mõistes pikema perioodi, et 3 hooaega, siis Parrusest alates oled sa olnud selline 1 hooaja mees rohkem, et mitte nagu jalgpallis, et tehakse 5-aastaseid ja nüüd ka juba 7-aastaseid lepinguid, et tehakse 1-aastaseid lepinguid, et kas see Parrusest edasi minek, et sa läksid Horvaatiasse. Kuidas see kõik välja nägi? Alustame näiteks sellest, et ma kujutan ette, välismaa huviga mängija puhul ikkagi käib kõik läbi agendi. Kuidas sina leidsid agendi või agendid leidsid sind? No kõigepealt tulles sinu selle esimese viite juurde, et 1-aastased lepingud on olnud, siis tegelikkuses võrkpallis on tegelikkuses suhteliselt tavaline, et liigutakse 1 aasta kaupa edasi, et kui me teame, et siin jalgpallis, korvpallis tehakse siin 2+1 ja 3+1 lepinguid, siis jah, pigem võrkpallis on see tavaline, eriti veel kui sa oled nagu noor mängija, kus sa tead, et sul võib olla mingi perspektiiv, siis liigutakse 1 aasta kaupa edasi. See nii-öelda pikemad lepingud tulevad pigem teemaks siis, kui sa oled võib-olla juba saavutanud oma sportliku lae või sul tekib näiteks ka mingi perekond, kelle eest sul peab, lapsed, kellega käivad lasteaias, siis on ilmselge, et sa ei taha kogu aeg enda ümber keskkonda vahetada. Nüüd, kui tulla kuidas sellest, et kuidas Võrust edasi liikuda Horvaatiasse, siis tegelikkuses taaskord üks agent kirjutas mulle, toona oli meil Võru meeskonnas ameeriklase sidemängija ja kuna see agent jälgis siis, kuidas see ameeriklase sidemängija tegutseb, siis läbi selle olin siis ka mina sellele agendile ja sellele agentuurile siis silma jäänud. Tegemist oli siis Kreeka agentuuriga ja seal olid siis kaks agenti. Minu kasuks rääkis ka see, et ma suutsin selle Võru hooaja jooksul teha päris head statistilised näitajad kokku, et ma olin seal plokitabelis Balti liigas siis nii-öelda olingi vist esimene, kui ma õigesti mäletan. Et ka see statistiline pool on väga oluline, kui sa tahad sinna välismaale pääseda. Siis ma sõlmisin nii-öelda see agent kirjutas mulle kuskil veebruari lõpus äkki, et sõlmime siis nii-öelda sinu kui mängiga lepingu, et me oleme valmis sulle hakkama otsima siis klubi, et su statistiline näitajad on piisavalt head. Kui rääkida nüüd agentuuridega lepingutes, siis üldjuhul sõlmitakse ka päris pikaajalisi lepinguid, 2-aastaseid, 3-aastaseid lepinguid. Minu eripära oli see, et ma ütlesin selle agentuurile, et ma olen valmis sõlmima kuni juuli lõpuni teiega lepingu. Et pärast seda, kui te mulle midagi ei leia, siis mul on ise veel aega endale mingi muu klubile otsida. Siis sõlmisingi selle lepingu ära, juulikuuni oli tal aega otsida ja selle aja jooksul tegelikult olid mingid variandid Austriasse minna, kui ma õigesti mäletan, ja mingid kohad veel. Aga kuna need ei olnud rahaliselt nii ahvatlevad, siis ma otsustasin mitte nagu minna. Aga siis, kui see päev läbi sai, siis kui selle agentuuriga nii-öelda siis ajutine leping läbi sai, siis automaatselt kohe kirjutas mul järgmine agent. Ütles, et kuule, mul on siin kohe sulle pakkuda üks klubi, et kirjuta mu agentuuri lepingul alla ja sa lähed sinna Horvaatiasse mängima. Ja siis tegelikkuses seal väga palju aega ei läinudki läbi, et ma tegin mõned kontrollkõned, kasutades ära oma kontakte, et uurides, et kas palgad on makstud, mis tingimustes mängijad elavad, mis tingimustes treenitakse, sealt ma sain selle nii-öelda enam-vähem info kätte. Ja siis ega mõneti natukene ka silmad kinni, ehk see info, mis saad kätte, on alati sükene varieeruv, et ütleme niimoodi, et näiteks eestlase jaoks hea korter tähendab ühte asja, aga näiteks Venezuela mängija jaoks hea korter tähendab hoopis teist asja, et sa pead seda koefitsienti ka nii-öelda sellest aru saama, aga siis jah, augusti algus isegi võib-olla oli see nii-öelda suhteliselt väga hilja tegelikkuses see leping äkki vist, ma mäletan jah, et sai kuidagi hilja peale, et sõlmisime selle lepingu ära ja siis ma olin juba nii-öelda
Horvaatia klubi mees. Aga kui rääkida korra veel selle mängija ja agentuuri ja agendi vahelisest suhtest ja lepingust, et mul jääb segaseks, kes seal nagu kellele maksab ja kuidas see rahaline pool seal välja näeb, et kui sa näiteks lähedki mingi agentuuri kaudu, saad Horvaatiasse klubisse, et kas siis klubi peab maksma agentuurile midagi ja nemad maksavad sulle või on nagu vastupidi, kuidas see rahaliselt välja näeb? See käib välja tegelikkuses väga lihtsasti, et kui mina sõlmin siis Horvaatia klubiga lepingu, siis räägitakse aastapalgast, kui palju ma aastas teenin. Ja siis sellest aasta nii-öelda teenistusest arvutatakse siis nii-öelda võrkpalliklubi, kuhu ma lepingu allkirjastasin, ehk siis antud juhul see Horvaatia klubi, maksab minu palga pealt 10% agendile. Noh, ma ei tea näiteks, et kui ma teenin, võtame mingi ümmargusumma, teenin 10 000 eurot aastas, siis 10% siis makstakse siis nii-öelda, maksab siis nii-öelda klubi agendile, ehk siis minu palgast ei lähe mitte midagi maha, klubi maksab siis nii-öelda agendile otse. Aga selliste tühjade lepingute puhul, nagu sul oli see ajutine leping, kus tegelikult mingit tulemit ei olnud, et kes seal kellele maksab? Mitte keegi, mitte kellegile, et see ongi see nagu diili osa nii-öelda, et sina tood mulle klubi ja siis sa saad oma teenistuse, et nii ta on. Millega sind ikka siin Horvaatiasse meelitati, kas seal on palgatasemed on kõrgemad siis kui Eestis võrkpalli mängides või kuidas sellega lood on seal? Gramm võib-olla kõrgemad, aga mitte nii palju tegelikult, et tasuks minna võib-olla sinna. See mõte, miks minna tegelikkuses oli see, et ennast sportlasena proovile panna. Mõneti see, et ma olin juba Balti liigas mänginud 4 aastat. Sa mängid pidevalt ühtede ja samade nägude vastu. See viimane hooaeg, kus me mängisime ja olime, siis seal me mängisime äkki 9 korda ühe ja sama vastase vastu kogu hooaja jooksul läbi. Et siis see nagu mingi tülpimus, et kui sa lähed sinna videokoosolekutele, vastaste skautimiskoosolekutele ja siis sa juba ise võid hakata treenerist rääkima, et näed, see mees lööb piiri ja see mees lööb diagonaali. Et siis sa saad aru, et mingid asjad on nüüd ammendanud nii-öelda ennast. Ja siis tegelikult, kui me räägime sellest Horvaatia klubist, siis see Horvaatia klubi mängis lisaks kodusele karikasarjale ja meistrivõistlustele ka Kesk-Euroopa liigat ja lisaks veel siis ka Euroopa liigat, ehk siis nad mängisid 4 erinevat sarja ja see oli piisav motivatsioon ka, et toona see aasta, kui ma olin Horvaatias, siis Eesti ükski klubi kuskil eurosarjas ei mänginud. Ja kui sa mõtled nüüd uuesti, et kus kohas ennast näidata, siis eurosarjad on need väga head kohad, kus ennast proovile panna, kus silma jääda, et need on need nii-öelda, sa pead alati mõtlema ka natuke sammu ette. Ja lisaks veel ka see, et Horvaatia on tunduvalt lähemal tuntud võrkpalliriikidele, et tihtipeale need kontaktid ka loevad, et ma tean, et nüüd kui hiljem rääkida või kui tulla nüüd sellest natuke ette ja tulla sellesse suvesse, siis näiteks mõned klubid helistasid minu Horvaatia treenerile, näiteks küsisid, kuidas see mängumees treenib, mis on ta isikuomadused ja nii edasi. Et see kontaktide võrgustik tegelikkuses on ka maru oluline. Kui võtta see esimene nii-öelda välismaale minek, sa ütlesid, et sul oli muid pakkumisi ka Austriast, aga sa ikkagi otsustasid Horvaatia kasuks, siis ikkagi millised need võib-olla esimesed sellised palgad on, millega üritatakse üldse nagu seda esimest hüpet teha, et kas need jäävad sinna Eesti keskmise juurde või need on ikkagi kordades suuremad? Taaskord sõltub, et Eestis nagu kohe minna ja teha mingi suur palgahüppe, et sa lähed kohe Eestist kuskile väga kõrgesse liigasse, seda väga ei juhtu. Et selleks, et kuskile kõrgemal liigasse saada, sa pead ikkagi tegema kuskil mingi vahepeatuse. Et kui mõtled nüüd, kui sa paned ennast korraks mingi suurklubi rolli, siis ühest küljest on see väga tore, et sa siin Eestis oled punktikahur, aga sa oled siin Eestis ainult punktikahur. Nüüd, kui sa lähed tõestad ennast välismaale ära ja näitad, et näed, sa oled seal ka punktikahur, siis sa annab juba mingi indikatsiooni, et sa pead pidevalt tõestama ennast nii-öelda ja mida rohkem sul ongi samamoodi seal Horvaatias. Ma olin samamoodi üks tugevamaid blokeerijaid ja see andis ka kohe indikatsiooni, näed, ma olen Eestis hea blokeerija, ma olen Horvaatias hea blokeerija, hiljem läksin Soome, olin seal ka, et nüüd on nagu mõnes mõttes on natuke ka see fakt kinnitatud nii-öelda klubide jaoks, et ma olen hea ja siis see tõesti sõltub, et
Mõned mehed teenivad siin, lähevad 1500 euro, 1500 eurot kuus teenivad, mõned 2000 eurot, noh, see taaskord, see sõltub nii palju sinu positsioonist, sinu tegemistest, et see on jah, seinast seina. Et 5-kohalisi summasid ei ole mõtet kohe noore mängijana minna lantima? Jah, kuusse kindlasti 5 koha sellisi summasid ei teeni, et siin pigem kogenuvad mehed teenivad siin heal juhul selliseid summasid. Seal Horvaatias sa olid ühe hooaja, kas edasiminek Soome oli kuidagi olude sunnil, et sul ei pakutud ühte aastat veel või sa ise tahtsid minnagi niimoodi ühe hooaja kaupa kuhugi mujale? No ja Horvaatia selles mõttes oli ka huvitav aasta, et võrkpallis tavaliselt, kui tulemused ei ole head, siis tegelikkuses üldjuhul nagu väga palju neid treeneri vahetusi ei ole. Minul Horvaatia hooaja jooksul oli 3 erinevat treenerit. See vähe kirjeldab ka seda nii-öelda Horvaatia olustikku, et inimesed on väga emotsionaalsed. Seal piisab tõesti mingist väikesest asjast, kui juba klubijuhid hakkavad mingile poole tegutsema, et meil, kui rääkida tulemuste poole pealt, siis me mõlemad tegime oma miinimumi ära, ehk siis me jõudsime mõlemal nii-öelda karikasarjas kui ka meistrivõistlustel finaali, aga tõsi on see, et need kuldsed kohad jäid kahjuks saavutamata. Nüüd hea meel, üks päev just hakkasin mõtlema, et hea meel on selle üle, et kõik klubid, kus ma olen kunagi mänginud, on alati huvitatud olnud lepingu pikendamisest. Nii ka Horvaatias. Et kuigi meil oli 3 erinevat treenerit hooaja jooksul, siis selle nii-öelda Horvaatia esimese treeneriga, kes mind meeskonda tõi, tegelikkuses jäid head soojad suhted nii-öelda ikkagist alles. Ja tegelikkuses jäi väike kokkuleppega pärast hooaega, et kui tema on välja liikumas, et kas ma oleksin nõus temaga kaasa liikuma. Seal tegelikult juba olid, nii-öelda treener oli juba Austria klubiga lepingut sõlmimas ja ma olin juba tegelikkuses temaga kaasa liikumas, aga kuna see siis nii-öelda asi lendas tal seal õhku ja ta hoopis läks naiste treeneriks, siis ma jäin piltlikult öeldes natukene nagu turu peale üksinda seisma, et olin niisuguses jälle huvitavas olukorras. Kas see Horvaatia klubi kuidagi solvus ka selle peale, et sa nii-öelda läksid lahti lastud treeneriga, nii-öelda jooksid talle järgi, et mitte ei jäänud klubile truuks? Ei, no selles mõttes nagu, ma hoian tänase päevani nagu soojasid suhteid nende horvaatidega ka, et me oleme nüüd ka eelmise hooaja keskel vahepeal, et seal Soomes olid ka vähe keerulisemad hetked ja siis me olime ka suhtluses ja ma oleks võib-olla isegi poole hooaja pealt sinna klubisse tagasi läinud. Et aga ei, pigem see oli niimoodi, et kuna seal oli see treenerite virvarr, siis ma ütlesin sellele klubile hooaja lõpus, et ma soovin kõigepealt näha, kes tuleb meeskonna peatreeneriks teile sinna. Aga kuna seal meeskonna peatreeneri otsingud käisid hästi kaua, seal olidki juba uuesti juuli keskpaigas ja seal polnud treenerit, siis ma ei tahtnud seda riski võtta, et nad võtavad jälle mingi loterii peale mingi treeneri, võib-olla need jälle ei sobi ja siis hakkab jälle mingi treenerite virvarr. No tagasi vaadates nad said väga hea treeneri, et mõneti lõikas võib-olla näppu sellega, et oleks võinud natuke silmad kinni selle lepingu seal alla kirjutada, on ju. Aga jah, siis tegelikkuses siis tuli Soome pakkumine, see Soome klubi tegelikkuses oli huvitatud minust ka vahetult enne Horvaatiat, aga nad võtsid, Soome klubi võttis minuga ühendust siis, kui ma olin täpselt lepingule alla kirjutanud Horvaatia klubiga. Et aga Soomes jah, sellise klubiga ma sõlmisin nagu Kyky Petset, seal oli mänginud varasemalt palju erinevaid eestlasi ka. Ja tegelikkuses ühe eestlase kaudu Tauno Lipp, kes on täna treeneri kohustusi täidab erinevates klubides, Läti koondises ka. Et tänu temale siis kuidagi sealt minu kontakt anti siis klubile ja siis seal kohalik klubi mänedžer võttis minuga ühendust. Ja siis mina rääkisin ära, mis on minu ootused ja siis edasi suhtles juba agent ja klubi omavahel, et nii-öelda see palganumber välja kaubelda ja siis nii-öelda kui tingimused said paika, siis oligi lepingu allkirjastamine. Tollel hetkel, kui sa olid just Horvaatia hooaja lõpetanud, kui vana sa siis olid? No see oli siis 23. See on ikkagi väga noor vanus. Kui sa räägid siin, et ma ütlesin neile, et enne ma ootan, kuni te uue peatreeneri leiate ja ühesõnaga hakkasid seal nõudma. Kuidas nii noore
inimesena sul see nagu selline, ma ei tea, intuitsioon või kuidagi oskasid neid lepingu läbirääkimisi teha, et see on ka ju tegelikult mingi asi, mida inimesed ju õpivad aastaid. Ja eks siin ole ka, vot siin tulebki see mängu võib-olla mõneti nagu see kontaktide võrgustik, et näiteks kui Horvaatiasse läksin, siis väga toetavaks jõuks oli näiteks Oliver Lüütsepp, kes oligi seal toona hetkel seal Parrus Võru peatreener, tegelikult tema oli ka huvitatud, ma Võrus jätkaksin, aga selles mõttes ta aitas, tema näiteks luges ka selle lepingu läbi, ütles, et näed, siin võivad olla mingid riskikohad, et palun võtta need punktid välja, on ju. Et selles mõttes sa pead olema ettenägelik ja jah, nii nagu ma ütlesin, see kontaktide võrgustik on maru oluline ja siin tuleb mängu ka tegelikkuses see agendi olulisus, et agent ju tegelikkuses päevast päeva tegelebki just nende lepinguliste asjaoludega, ka tal on omad mingid võrgustikud, kus ta saab mingit informatsiooni ja lõpuks on tegelikkuses see ka, et sa mängijana sead ette sellele agendile, et näed, nii palju peab olema palk, need ma ei tea, korter peab olema kahetoaline, hästi renoveeritud piltlikult öeldes, ma ei tea, auto või söök peavad olema, on ju, mingi muud tingimused on ju, et ma ei tea, jalanõusid sa ei pea ise ostma, spordijalanõusid on ju, ühes on mingid siuksed asjad, et selles mõttes ma naljatlen ka alati, kui ma mingi klubidega pean läbirääkimisi, et senikaua, kuni ma pole klubiga nii- öelda lepingut sõlminud, siis me oleme piltlikult öeldes vihavaenlased, et mina seisan oma õiguste eest ja klubi seisab oma õiguste eest. Minul on näiteks väga oluline see, kui kõrge mu palganumber, klubil on täpselt vastupidine soov, tema tahab võimalikult odavalt mind kätte saada, on ju. Et see ükene nagu mõneti nagu võitlemine käib, aga siis ma alati naeran, et aga kui me lepingu sõlmime, siis me oleme parimad sõbrad. Aga kui kõrged su standardid mängijana on, sul rääkisid, et sul on oluline palganumber, aga kas sul on mingid boonused või väärtused veel olulised lisaks palganumbrile? On see auto või hea söök või korter või? Näiteks ma olen alati öelnud, et elutingimused on mulle kordades olulisemad kui palganumber, et ma olen väga paljudele klubidele väga nagu soliidsetes liigades Belgias, Saksamaalt ära öelnud sellepärast, et klubi pakub sulle elamist koos teise mängijaga. See näiteks minu jaoks ei ole vastuvõetav. Ma olen nagu nõus ütlema niimoodi, et võtke siis minu palganumbrist, ma ei tea, mingi X summa maha ja andke mulle see korter ja ma tulen teie juurde mängima. Näiteks ongi seal Saksamaal, ma ei tea, mingi vahepeal siin räägitakse, et kui klubi peab korteri võtma, siis see tähendab automaatselt klubile kohe väga suuri kulutusi ja nii edasi, et nemad ei ole valmis tegema. No siis ongi see, et ma olengi reaalselt öelnud selle pärast ära. Saksamaa liiga on väga hea liiga. Sellel suvel just ütlesin selle Saksamaa klubile ära, aga et kuna jah, see palganumber nüüd võrkpallis sa ei kindlusta kahjuks oma elu ära, et selles mõttes sa pead nagunii tööle minema, et selles mõttes see palganumber minu jaoks on olnud alati teisejärguline, elutingimused on olnud primaarsed. Toit, need pudipadi, mis seal on, see on lihtsalt nii nagu ma ütlesin, pudipadi. Kui Joonas küsis siin boonustest, siis jah, alati, mitte alati, aga sul on võimalus panna ka sisse, sõltub jälle läbirääkimistest ka boonuseid. Need ei ole alati mingid suured summad, 500 000 eurot mingi tiitli võidu puhul. Horvaatias näiteks oli ka mul mingid summad seal sees, Soomes samamoodi oleks mingi pronksmedal. Kuna ma mängisin seal pigem madalotsa klubis, siis juba näiteks mingi pronksmedali eest oleksid sa saanud mingid boonused, et no nii on, et ja siis seal jah, need summad varieerivad taaskord. Kui me nüüd lähme mööda seda sinu karjääriredelit selle viimase astme peale, siis sa läksid, nagu sa ütlesid, Soome. Mis selles Soome klubis sind kõnetas, et sa just sinna otsustasid minna, et mida nemad pakkusid, mida teised ei pakkunud ja kui sa seda Soome hooaega ka lühidalt kirjeldaksid, siis on käinud vist kuuldused, et ei läinud kõige paremini seal. Need kuuldused vastavad tõele. Et selles mõttes oli natuke keeruline hooaeg jah, et aga tegelikkuses, kui ma hakkan meenutama, siis see Soome leping sai tegelikkuses päris vara nii-öelda allkirjad siis nii-öelda, mitte vara, aga jah, taaskord mingi juuli keskel, et ühesõnaga pigem otsisin sükest, et tahaks võimalik kiiresti mingi lepingule allkirjutada, kus on soliidne klubi. See klubi, kus ma suundusin, tegi tegelikult möödunud hooaeg, enne kui ma seda sinna suundusin, tegi nagu Soome meistriliigas päris hea hooaja, mis andis nagu kindlust. Aga siis seal olidki mõneti, kui mina jõudsin, sõlmisin lepingu ära ja siis jõudsin ka augustikuus sinna koha peale, siis tegelikkuses oli meeskonna komplekteerimises päris suured puudujäägid, et seal olid, me tõesti alustasime hooaja ettevalmistust 6-7 mängijaga, et võrkpalli mõistes see on tegelikkuses ikkagist väga väike arv.
Mis selle klubi teeb mõneti eriliseks on see, et see klubi asus väikses kohas nimega Küüjärvi, kus elanike arv on 1200-1500 midagi elanikku, ühesõnaga väga-väga väike koht ja siuke väike koht peab üleval meistriliiga meeskonda, see tähendab seda, et sul ei ole oma noorte struktuuri all, seega sa pead kõik mängijad sisse ostma nii-öelda piltlikult öeldes ja see teebki selle olukorra keeruliseks ja noh, nii nagu ikka klubidel on need eelarvelised vahendid päris väiksed. Ja siis ongi, et sa pead võimalikult odava summa eest võimalikult hea mänge saama kätte. Ja siis, kui tegelikult see leping sai tehtud, siis jaa, ütleme niimoodi, et see treener, Läti treener, kes meil oli, ta oli pigem siuke vanakooli treener, kes armastas väga-väga palju trenni teha, aga kui sul on mängid hästi vähe, siis su koormused lähevad hästi kõrgeks, sealt pealt hakkavad sul tekkima vigastused ja nii see rada pidi läheb ja siis kui nagu sul on klubina mingid ootused ja need ei täitu, siis hakkavad tekkima meeskonnas võib-olla pinged. Kõigepealt pannakse pinged peal treenerile, siis treenerilt kanduvad need pinged üle mängijatele ja no siis ei olegi väga, väga lähedal see, kui tekib mingi konflikt. Ja näiteks selle hooaja keskel detsembris minul oli näiteks päris tõsine konflikt klubi peatreeneriga, lätlasega ja lõpuks lahenes see siis niimoodi, et mina ütlesin klubi siis managerile, ütlesin, et mina olen valmis lahkuma, et kui samamoodi edasi läheb, siis ma ei näe mõtet siin lihtsalt nagu niisama tiksuda, et mina olen valmis lahkuma. Toona olin juba tegelikult igaks juhuks teinud ka kontrollkõned, et horvaatidele, et kuna mul jäid tõesti, nagu ma varasemalt mainisin, head suhted sinna, siis ma oleks edasi liikunud sinna. Aga kuna tõesti ma ei olnud ainuke mängija, kellel olid konfliktid treeneriga, siis klubi otsustas teha treeneri vahetuse ja pärast seda pigem siis läks asjad, noh, ma ei saa öelda, et ülesmäge, aga need asjad läksid palju paremaks, kui need varasemalt olid. Et toodi lisajõudu meeskonda ja nii edasi, et ja tulemus siis, tulemuseks selles mõttes me lõpetasime 9 meeskonna seas 8. ehk siis eelviimasena, läksime play-offis vastu kohe esimese asetuse meeskonnaga ja seal väga palju nagu sõnaõigust meil ei olnud, mõned game'id saime küll kätte, aga taaskord, et selles mõttes ühest küljest väga keeruline hooaeg mängijana, see on mõnes mõttes teistsugune kogemus ka, et sa oled 1500 elanikuga külas, et seal ei ole niimoodi, et kui noh, seal sa oledki ainult sina ja võrkpall piltlikult öeldes, et see on üks võib-olla siukene poekene ka veel peale kauba on ju, et see on nagu täiesti teistsugune olukord, aga samas väikse küla kohta näiteks see, et milline kogukond su ümber on, see on nagu fantastiline, et kui rääkida korraks tulla siia selle juurde, et mis on piletihinnad, siis Soomes on ühe mängu piletihind 20 €, mis võrreldes muu maailmaga on väga kõrge. Lisaks, mis on Soome liiga puhul eriline, on see, et pärast teist game'i tehakse siis 20-minutiline paus selleks, et inimesed saaksid vestelda, saaksid süüa makkarat ehk siis vorsikest, saiakesi, juua kohvi, sina mängijana muidugi jahtud ära selle aja peale, pead uuesti soojendama, mängijana see kindlasti on ebamugav. Mõneti tegelikult annab sulle võimaluse, kui sul võib-olla esimese 2 game'i väga hästi ei ole olnud, sul annab võimaluse teha restart nii-öelda. Aga jah, pigem nagu muus maailmas süükest asja ei ole, et seda liigat võib-olla nimetataksegi nagu kogukonna liigaks, et see ongi hästi palju siukene, et inimesed suhtlevad, sa oledki, võetakse sind hästi kiiresti omaks. Mind eestlasena, ma purssisin see natuke oma soome keelt ka veel, siis võeti hästi kiiresti omaks ja kui me räägime veel vaatajaskonnast, siis Soomes puhul on see hästi eriline, et ma julgen väita, et 90% saalist on pensionärid. Et Eestil puhul on siis pigem ikkagi keskealised ja noored, aga Soomes on jah, et ma aeg-ajalt naljatan, et Soome liigas väga vahet pole, kas sa teed mingit Instagrami või sotsiaalmeediat, et seal on oluline see, et su plakat on ajalehes ja flaierid jooksevad ja koduleht on korras, et selles mõttes on see liiga ka nagu mõnes mõttes nagu äge kogukonna liiga, et selles mõttes teistsugune jälle. Kas sa tagantjärgi ei tunne noore perspektiivika mängijana, et sa tegid endale karuteene, kui sa liikusid Horvaatia tippklubis siis sinna Soome madalamasse liigasse, et noh, me ajaloost ju oleme näinud, et noh, Klaavan liikus Liverpoolisse on Itaalia klubisse, kus noh, ei saa nii head palka ja kus tulemused olid ka head. Et kas sa ei tunne, et see lükke kuidagi sulle karjääris nagu takistuseks tuleb? Et kas oli samm nagu üles karjääris või sa tunned ikkagist, et tegelikult tagantjärgi mõelda sa ikka allapoole? No see hästi jälle sõltub sellest, et näiteks Horvaatia liiga keskmine tase on kindlasti nõrgem, kui on Soome liiga keskmine tase.
et ma julgen väita, et me selle Soome meeskonnaga oleks mänginud seal võib-olla medalitele Horvaatias. Et aga see ongi see, et ma räägin, et Soome esimese klubi ja Soome viimase klubi vahe ei ole nii suur, kui on Horvaatia esimese klubi ja Horvaatia viimase klubi vahe. Et selles mõttes see Soome liigasse minek kindlasti minu karjääri puhul on see kindlasti oli see nii-öelda edasiminek. Lisaks võib-olla meeskondlikult ei läinud hästi ja võib-olla mul mingid elemendid ka ei olnud head, aga samas jälle näiteks see plokinumber, see oli jälle piisav, et sealt jälle mingit huvi väljaspoole äratada. Et selles mõttes ma pigem ütlen, et see Soome käik oli hea, muidugi meeskondlik tulemus ei olnud see, mida ma ootasin, aga ma selles mõttes, kui ma seda lepingu allkirjastasin, ma olin teadlik, et me ei hakka mängima kuldmedalitele. Et selles mõttes, kui sa lihtsalt võrdle natuke klubi eelarveid ja muid asju on ja, et siis sa said aru, et me siin kohe mingid kuldasid võtma ei hakka, aga lihtsalt, et eks endal oli ka ootus, et me ei lõpeta seal mitte eelviimase koha peal, vaid kuskil võib-olla 4., 5., 6. oleks võinud olla meie koht. Kas sellel Soome käigul ei mänginud ka rolli koduigatsus, et Horvaatia on küllaltki kaugel Eestist ja hoopis teine kultuur, Soome natuke lähemal, et kas see on ka põhjus, miks sa siia Eesti poole tagasi pöördusid? Ja see on selles mõttes päris huvitav, et Horvaatia aja jooksul siis võrkpallileping hakkab augustis pihta ja lõpeb mais. Ja siis üldjuhul jõulude ajal on niisugune puhkepaus, kus sul on võimalust kodumaale minna. Horvaatia ajal mul õnnestus kodus käia jõulude ajal 10 päeva. Ja siis ma mõtlesingi, et nüüd sõlmin Soome klubi lepingu ära, et siis on päris hea ju, vaba nädalavahetus ja siis saab koju minna. Aga tegelikkuses oli vastupidi, et ma arvan, ma sain Soome hooaja jooksul olla kodus jõulupuhkusega koos mingi 7-6 päeva. Et selles mõttes see Soome liiga, selles mõttes, kui ta peale hakkas, siis ta on maru intensiivne, et sul on kolmapäeval mäng, laupäeval mäng ja põhimõtteliselt niimoodi lasedki kogu aeg ringratast. Et see mängude arv oli hästi suur. Mis Soome puhul on eriline see, et sul neid bussireise on seal tavaline, on see 4 tundi, 5 tundi bussiga. Horvaatia puhul veel täiesti teine level, käisid Bosnias, Serbias, Sloveenias, Austrias, Türgis, et seda reisimist oli sama palju ma aeg-ajalt selle Horvaatia managerile naersin, et mulle seda korterit vist polegi vaja rentida, et võib-olla tuleb lõpuks odavam see, kui sa võtad mulle hotellitoad kogu aeg, et nii tuleb sul võib-olla odavam, et ei pea nii palju üüri maksma. Et Horvaatias oli pidevalt põhimõtteliselt lennus, et Soome puhul jälle pikad need bussireisid, lähed sinna 4 tundi, mängid ära 4 tundi tagasi, jõuad südaööl koju või hiljem ja siis sa pead juba järgmine päev, võib-olla antakse hommik vaba, õhtul oled juba uuesti trennisaalis, et need nagu süke rütm on kogu aeg sees, et need on nagu täiesti kuidagi jah, ühesõnaga sa satud sinna Soome rütmi sisse ja siis sul ega väga palju kodule aega mõelda ei ole, et me proovime siis sul võib-olla selle hooaja jooksul võib-olla kuskil 2 vaba nädalavahetust, kus oli nii laupäev, pühapäev vaba, et ja ütlen ausalt, et kui sa elad seal Kesk-Soomes, kust on siis Helsingisse on 500 kilomeetrit ja siis minule koju Järvamaale on veel siit laevaga üle 2 tundi ja siis veel tund aega Tallinnast, et lõpuks siis ühe päeva püsit reised koju on ja et lõpuks nagu see mõte kaob ära sellel koju tulekul, aga meil näiteks lätlane oli ka meeskonnakaaslane. Tema näiteks sõitis autoga Tamperre, pani auto Tamperre, lendas koju Lätti, oli seal 2 päeva näiteks ja siis tuli koju, et jah, et selles mõttes see maailm on selles mõttes kirev ka, et kui rääkida sellest, et missuguste rahvustega oled pidanud ühes meeskonnas olema, siis seal ongi Venezuela viimane Soome nii-öelda meeskonnas oli 6 erinevat rahvust. Eestlane, mina, rootslane, siis oli 3 lätlast, siis oli Slovakk, siis oli Kanadast, siis oli Puerto Ricost, et selles mõttes rahvaste nii-öelda kokkukutsumine selles mõttes on päris huvitav, aga selles mõttes on jällegi natuke naljakas, et nii palju erinevaid rahvusi, meil oli tegelikult ka väga raske hooaeg, aga see Soome hooaeg selles mõttes jääb eriliselt meelde, et ma pole nii hea sisekliimaga meeskonnas mitte kunagi mänginud. Kuna teema on äärmiselt põnev ja me oleme sellest rääkinud juba äärmiselt pikalt ja tegelikult teemasid on veel, millest rääkida, siis ma surun viimase küsimusega meid järgmise teema juurde, aga enne ma küsiks, hetkel on su tulevik ikkagi lahtine.
keegi ei tea tegelikult, kuhu sa suundud või mis sa teed. Ütleme nii, et eestlaste kõrvu on igasugused kuulujutud jõudnud, et isegi käivad jutud sellest, et jätad hoopis sportlaskarjääri maha ja lähedki poliitikasse. Aga kas sa saad kuidagi seda saladuse loori natukenegi kergitada, et kuhu poole käega tuleb Euroopa kaardil näidata ja et sind järgmisel hooajal mängimas näha? Tõsi ta on, erinevaid pakkumisi on, nii nagu ütlesin tegelikkuses juba jaanuaris, veebruaris tegelikkuses hakkasid kompamised pihta nagu välismaalt, et teistest klubidest ma räägin, et siin tegelikult oli nagu see Saksamaa variant oli nagu väga tõsiselt õhus. Aga nii nagu ma ütlesin, et välismaal, lihtsalt välismaal olemise pärast ei ole mõtet olla, et ma olen alati öelnud, et ma tahan liikuda nagu karjääris edasi, kui seda ei tule, siis ma võin selle enda lõpuks nii-öelda siin Eestis ka mängida. Et lihtsalt see vaheremark on see, et Eestis on päris palju mängijaid ka niimoodi, kes teevad seda professionaalsel tasemel võrkpalli mängimist siis nii-öelda mõne töö kõrvalt. Et ka see ei ole mingi erilisust. Et jah, kuna ütleme niimoodi, et ma siiamaani ei ole leidnud midagi erilist välismaalt, siis on suur tõenäosus, et mind mängimas kuskil Eestis. Kontaktid Eesti klubidega on olemas. Lepingut tänaseks päevaks kuskil alla kirjutanud pole. Tõsi ta on see ka, et minu nii-öelda teine külg on siis nii nagu sa saate alguses mainisid poliitika, kohaliku omavalitsuse valimised on tulemas, ka seal ma soovin osaleda, et selles mõttes jah, täna on selles mõttes veel nii-öelda selgusetu, kuhu ma minemas olen, on võimalik, et näiteks kuni oktoobrini, kuni valimised mind võrkpalliväljakul näiteks ei näe, et pärast seda teen hoopis mingid otsused. Et kõik on lahtine, ütleme niimoodi, ma pole täna ühtegi usk ka selles mõttes kinni löönud, et me vaatame jooksvalt. Mõnes mõttes ütleme niimoodi, et kui ma oleks 2 aastat tagasi sellises olukorras olnud, kus mul pole tänaseks päevaks klubi, ma oleks väga stressis olnud. Nüüd need vahepealsed aastad on väga palju karastanud ja mõnes mõttes võtan väga vabalt seda, ja naudin seda aega, et kõik juhtub mingil hetkel ja millegi pärast. Kui sa peaksid lühidalt kokku võtma võrkpalli kui sellise äri, sinu kui kogemused nii Eestist kui välismaalt, millised on need ärilised kultuurid, kui palju need olenevad sellest, mis riigis sa oled ja milline see sama temperament on nagu klubi juhtkonnal, et kus on olnud sinul kõige parem nii-öelda äriline kokkupuude klubiga? Ütleme niimoodi, et kõik klubid, kus ma olen mänginud, kõik klubid on rahalised kohustused täitnud minu ees ära. Näiteks Horvaatias mõneti, kui ma lepingu alla kirjutasin, ma teadsin, et tegemist on Balkani riigiga, võib-olla need rahaasjad võib-olla ei käi nii kiiresti või asjad ei juhtu nii palju, nii kiiresti kui vaja on. Ja tegelikult nii oli ka näiteks esimene palk näiteks hilines. Et kujutad ette, sa lähed esimest korda välismaale, su esimene kuu palk peaks tulema ja siis see hilineb, et siis mingid alarmid hakkavad juba peas vaikselt tirisema. Aga samas ma ütlen, et näiteks juba märtsikuuks oli kogu minu leping välja makstud mulle, et isegi enne seda, kui mul see leping siis see lõppes, olid kõik rahad käes. Horvaatia puhul jah see, et asjad natukene hilinesid, aga kõik sai hooaja lõpuks klatitud. Soome puhul väga korrektne asjaajamine, sama võib ka tegelikult öelda Eesti kohta, et Eesti ja Soome see kultuur on nagu suhteliselt sarnane, mis ma nagu siin välja tõin ka varem, et Soomes väga-väga pikalt vaagiti selle üle, kas see treener siis teha see treeneri vahetus või mitte teha. Julgen väita, et sellega jäädi mõneti ka lõpuks hiljaks, et lõpuks, kui see treeneri vahetus tehti, siis oli juba sporditabelis meil selle järgmise tabelireal oleva meeskonnaga lihtsalt see nii suur punkti vahe, et ma oleks võinud seal teha põhimõtteliselt mitte kõike, aga seda vastast ei oleks saanud kätte. Et seal Soomes on, kui Eestis öeldakse, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika, siis seal mõõdeti 19 korda ja siis 1 korra lõigati. Horvaatias jälle see vastupidi, et seal kui asjad ei toimunud, üks konflikt oli üleval, siis kohe järgmine mees tuli asemele ja nii oligi, et selles mõttes ma seal natuke pablasin ka mõni esimest korda välismaal, et ma ei teadnud, et võib-olla mingil hetkel, kui tulemused ei tule, siis võib-olla lüüakse mind ka minema, et aga ei, selles mõttes minuga oldi väga rahul seal ja selles mõttes oli kõik väga hästi, et need temperamendid ja need mängivad tahes-tahtmata rolli, aga jah, selles mõttes mul pole ühtegi hetteheidet ühele klubile, kus ma mänginud olen.
minnes nüüd jalaga nii-öelda selles suunas, et sinu teise karjääri juurde sa oled tegelikult juba välismaal mängides olnud väga aktiivne kohalikus kogukonnas, täpsemalt siis Türil. Kuidas sa üldse tagasid selle, et sa ei võõrandu ise välismaal olles Türi rahvast, Türi tegemistes, kuidas sa ennast kursis hoidsid ja kas sulle seda nagu poliitvastaste poolt nii-öelda ette ka heideti, et mis sa seal Horvaatias või Soomes üldse seletad? No kui tulla vähekene alguse juurde, siis 2021. aasta kohalikel valimistel ma kandideerisin. Toona mängisin siis veel TalTechi meeskonnas viimast aastat. Ja siis ma olin veel täiel rinnal nii-öelda Eestis ja ka Võru aastal ma olin tegelikkuses Eestis. Valimistel läks väga hästi, tsipa üle 150 hääle, et see oli kõigile piltlikult öeldes üllatustulemus. Siis nii-öelda kui mängisin Võrus kui ka TalTechis, siis oli kokkulepe, et kui meil on vallavolikogu istungid, siis mul on võimalus käia seal, et kui osad mehed tegid trenni, siis mina võib-olla seal olidki vahepeal mõned istungid läksidki õhtuni välja ja sa jõudnudki lihtsalt õhtul trenni, et klubi oli sellest teadlik, kui me lepinguid allkirjastasime ja nii oli. Siis kui sai Horvaatiasse mindud ja Soomes oldud, siis tegelikkuses tulid mängu tehnoloogilised võimalused, et tänapäeval on võimalus olla vallavolikogu liigega niimoodi, et sa saad läbi veebi osaleda istungitel. Nendel kõigil istungitel on kenasti saadud osaleda, olen saanud sõna sekka öelda. Kindlasti on tulnud kommentaare, et mis pigem isegi mitte selle pärast väga, et sa oled kuskil välismaal, vaid pigem sellepärast, et sa oled noor lihtsalt. Sulle öeldakse, et noor, mis sina tead, sa pole veel elu elanudki. Et aga selles mõttes, et selles mõttes ta kindlasti ütlen ausalt, vallavolikogu saalis reaalselt kohal istuda on kindlasti parem. Seda debatti pidada ja rääkida kui kuskil läbi veebikaamera. Aga ma olen alati öelnud ka seda, et mind vallavolikogu liikmena väga ei huvita see, kas kuskil muruplats on niidetud, kuskil tees on auk, vaid pigem pikad perspektiivid, et kuidas me tekitame selle olukorra, et meie rahvaarv püsib seal Türi vallas stabiilsena, kuidas liigub edasi ettevõtluse valdkond, et siuksed laiemad küsimused, mis tegelikkuses otseselt mõneti ka ei eelda seda kohalolu. Ja mis ma saan nagu öelda, ma julgen väita, et mis on minu plussiks, on ka see, et seal vallavolikogu istungitel tihtipeale jäädaksegi just nendesse küsimustesse takerduma, et unustatakse ära see suur pilt. Ja näiteks Horvaatias, ma olin Horvaatial suuruselt 3. linnas, aga tegemist oli nii-öelda rohepealinnaga, mida soovib ka mõneti ka näiteks Türi endale kuvandiks. Et maru hea jälle näite, kuidas seal tehakse, sa saad tuua need näited siia Türi valda, saad rääkida sellest, samamoodi see Soome näide, väikeses külas on suur meistriliiga võistkond. Kui ma ütleks täna näiteks, et kuskil Väätsal oleks Eesti meistriliiga meeskond, siis ma hakkaks ütleks, et hea aprillinalli küll on, aga kuidas ikkagi väikses kohas saab teha midagi väga suurt. Et need reisimised pigem ütlen, et need on andnud päris palju juurde nii mulle kui Türi vallale. Kui me vaatame poliitajalugu, siis paljud tippsportlased on poliitikasse suundunud pärast karjääri, et kas sa võrkpalli mängides välismaal tundsid ka, et võiks selle poliitika jätta kõrvale ja keskenduda täielikult karjäärile või oli see ikkagi sul siuke plaan B tagataskus olemas kogu aeg? Ta ei ole olnud mul plaan B. Ma olen alati öelnud seda, et kui ma oleksin sportlane, kes keskendub ainult spordile, siis minu sportlikud tulemused oleks tunduvalt kehvemad. Et mul on alati olnud mingi asi nii-öelda kõrval selle sportlaskarjääril, on see mingid ürituste korraldamised, projekti juhtimised ja nii edasi. Et ma lihtsalt olen proovinud seda, et ma keskendun ainult võrkpallile ja kui ma keskendun võib-olla ainult ühele asjale, siis pigem see hakkab mulle vastu töötama. Et näiteks minul Soome puhul täitsa tavaline see, et kuna seal Soomes tuli hästi palju kaotasid ja värgendusi, siis kui sa hakkad seda kogu aeg enda peas analüüsima, siis sa oled mõnes mõttes hulluks. Elasid viha volikogus välja siis pärast? Ei, mitte volikogu saalis, aga tõsi on näiteks see, et kui kaotus tuli, järjekordne pikk bussireis oli taga, siis võtsid mingi valla arengukava ette, lugesid, said mõtted eemale, said mingeid uusi mõtteid kirja panna, et selles mõttes jah, niipidi
kombineerituna minu puhul vähemalt ta töötab, et on mehi, kes peavad nagu täiega keskenduma sellele, et seda teha, aga mul on jah vaja pigem, mõnes mõttes mul töötab see olukord päris hästi, et kui ma lõpetan nii-öelda selle treeningu ära, siis ma löön spordihoone ukse kinni ja siis minu spordimõtted seal ka lõpevad. Aga miks sa teed seda? Miks sind huvitab poliitika, miks sind huvitab Türi käekäik lisaks sellele, et sa oled ise seal üles kasvanud? Et tegelikult hästi palju tegelikult öeldakse ju, et sportlased, et noh, need ongi kahe jalaga kogu aeg spordis ja need ei ole kõige teravamad pliiatsid, et poliitikas on ju tegelikult seda nuppu nii-öelda vaja. Miks sa teed seda? Ütleme niimoodi, et seal on mitmeid põhjuseid, nii nagu sa mainisid, esimene see, et ta on minu kodukoht ja iga inimene panustab mingil viisil oma kodukoha arengusse, mõni lihtsalt töötab, läbi töö panustab sinna, mina panustan läbi vallavolikogu liikme siis töö siis nii-öelda oma kodukoha arengusse, siis teine põhjus, miks ma otsustasin kandideerida valimistel, oli see, et kui ma vaatasin Türi vallavolikogu, siis seal oli toona üks 30ndates aastates mees ja ülejäänud kõik vanemad. Ja täna olen, kui ma eksisin, mina olen ainuke, kes on 20ndates aastates vanustes. Lihtsalt ongi see, et vallavolikogu teeb otsuseid siis sinu omavalitsuse raames ja kui otsuseid teevad kõik ainult vanema generatsiooni inimesed ja tihtipeale nad kindlasti võib-olla ei näe seda noorema inimese perspektiivi, siis ma nägin, et see on see üks põhjus, miks ma võiksin seal olla ja sain ka valijatelt kinnituse, on ju, et ja valimiste puhul ma pigem alati olen öelnud, et ma ei näe, et valimised on inimeste või erakondade vaheline võistlus, pigem ma näen seda kui ideede ja mõtete vahelist võitlust, mitte võitlust, vaid isegi võistlust, et mina eelmistel valimistel pakkusin kindla visiooni, mõtted välja, kuidas oma kodukohta arendada. Paraku oleme tänaseks päevaks opositsioonis, et neid kõik ei ole võimalik lihtsalt ellu viia, kuna sa oled opositsioonis, aga sellegi poolest nagu neid ettepanekuid saab teha, nendel teemadele saab tähelepanu juhtida, et ju vallavolikogu liikme töö ei ole ainult see, et sa käid kord kuus vallavolikogu istungil, vaid see tähendab seda, et sa kirjutad meedias, sa teed arupärimisi, sa teed ise eelnõusid ja nii edasi, et see tegelikkuses, ütleme ausalt, et on võimalik olla vallavolikogu liige niimoodi, et sa lähedki üheks istungiks, tõstad kätt nii, nagu sulle öeldakse ja silmad kinni põhimõtteliselt teed otsuseid, aga on siis võimalus teistpidi, nii nagu mina teen, et sa saad aru, mille poolt sa hääletad, mille vastu sa oled ja siis lõpuks sa pead seda ka oma inimestele, kes sind on valinud, ka lõpuks kuidagi kommunikeerima. Miks sa ennast ühegi erakonnaga ei ole sidunud? Kaudselt saab jah öelda, et sa oled mingite inimestega samade mõtteviisidega, kes on kuskil erakonnas, aga sa ei ole ise ühtegi erakonda astunud? No ütleme niimoodi, et ma olen viimastel valimistel, siis ma kandideerisin valimisliidu all ja seal olid erinevad erakonnad ka siis nii-öelda kaasatud, aga enamus inimesed olid nii-öelda erakonnatud. Siis ja ütleme niimoodi, et ma näen, et võib-olla kui sa soovid teha kuskil poliitredelil karjääri, siis on võib-olla mõistlik tõesti kuskile erakonda varakult astuda. Minul on alati olnud esimene prioriteet minu kodukoht, et ma ei tee seda poliitikat sellepärast, et mingit töökohta omada, mingit positsiooni omada. Kui mul oleks see ambitsioon, siis ma ilmselt oleks juba kuskil juba 16-17 aastaselt olnud juba kuskil erakonnas ja võib-olla tänaseks päevaks ei ole sportlane, vaid hoopis mingi poliitiline nõunik või asjaaja. Et need on olnud minu valikud, minu esimene prioriteet on alati olnud lihtsalt see, et minu kodukoht, minu inimesed ja need ideed, mida ma ellu tahan viia ja tänasel päeval selleks ei ole vaja olnud erakondlikku kuuluvust. Kas see võib mingil hetkel tulla? Jah, see võib kindlasti mingil hetkel tulla. Aga ole nüüd aus, kas sul silmapiiril on ikkagist Riigikogusse saamine? Ma mäletan gümnaasiumi alguses, kui me poistega klassikaaslastega arutasime, sa olid mu klassivend,
et siis kui mõtlesime, et kes siis poliitikas hakkab endale nime tegema ja läheb tipp-poliitikasse, siis ikka Sten, et kas sul praegu on ka silme ees Riigikogu või pigem ikkagi tahad oma kodukoha eest seista? Jah, et ütleme niimoodi, et selle, kusjuures tegelikult kutsumisi on tulnud, viimastel Riigikogu valimistel on mind kutsutud kandideerima, aga lihtsalt selle põhjal, et kuna see viimane kohalike valimiste tulemus oli päris hea, 150 häält ainuüksi Türi vallas, et see oli päris hea, aga ei, et seda Riigikogu ambitsiooni hetkel pole, et täna töötates läbi Türi valla dokumente ja viies ennast kurssi sellega, kuidas kohalik omavalitsus töötab, siis sellest on mulle küll ja veel, ütleme niimoodi, et proovime siin, et kui sa mõtled, et ühest küljest sa mõtled, et see on hästi lihtne võib-olla, et tõstad kätt, aga samas, kui sa pead hakkama läbi purema Türi valla eelarvet, mis on 22 miljonit ja seal see eelnõude seletuskirjad, need ei ole mingid juturaamatud, vaid need on need, kus sa pead kalkulaatoriga ise kinni ja asju nii-öelda läbi närima ja siis sul on vaja selle jaoks päris ports teadmisi, aga mõnes mõttes need asjad nagu ka tulevad kuidagi kaudselt tagasi, need premeerivad sind, et kui sa avastadki näiteks seda, et ma ei tea, mingi lasteaia rahade eest hakatakse purskkaevu kuskil ehitama, on ja siis see on sinu töövõit opositsioonis olles, on ja. Et aga jah, täna, kui selle Riigikogu teema juurde tagasi tulla, siis ei, et täna on prioriteet üks see, et esiteks oma mandaat väärikalt Türi vallavolikogus nii-öelda ära lõpetada kuni kohalike valimisteni ja siis seejärel vaadata edasi, mis tuuled toovad. Kas peale järgmisi valimisi võiks saada sinust esimene Eesti linnapea, kes on ka tippspordis nii-öelda aktiivselt mängiv? Sooviksid sa seda? No, kõigepealt parandan ära, et Türi puhul me räägime vallast, mitte linnast. Ja ei, seda ei juhtu, et ma leian, et kui sa oled vallavanem, siis sa pead olema seal 24/7 vallavanem. Sulle antakse valijate poolt mandaat 4 aastaks ja sa pead seda tõestama. Et nii nagu ma ütlen, et kui sa selle positsiooni, olen varasemate vallavanematega rääkinud, et see on see töö, kus sa pead nagu heas mõttes võib selle pärast 4 aastat olla sul nagu mõnes mõttes ka kärsalõhn juures, et seda nii-öelda läbipõlemist kindlasti tuleb. Seda enam, et sa oled väikse omavalitsuse juht võib-olla, kus sa peadki tegema kõike, sisuliselt kõike. Et jah, et siin ma selles mõttes, et siin on 2 võimalust, et kas sa oled professionaalne sportlane või siis sa oled vallavanem. Et ma tean, et osad vallavanemad, näiteks täna Türi vallavanem teeb ka mingid õigasuguse õhtujuhtimise selle töö kõrvalt, on ju, et ma seda õigeks ei pea, et kui sa oled vallavanem, siis ole vallavanem täiega ja kui sa oled profisportlane, siis lihtsalt see vallavolikogu liikme töö, mida ma täna teen, see võimaldab lihtsalt seda. Kõik inimesed, kes vallavolikogus täna töötavad, teevad mingit muud tööd kõrvalt, see ongi okei, aga lihtsalt kui sa oled vallavalitsuses, sa oled palgaline liige, sa teenid seal 3000, 4000, 5000 eurot kuus, siis ma leian, et sa pead ennast pühendama täielikult. Kas sellepärast ongi su spordikarjäär praegu lahtine? Jah, mõneti selles mõttes ta on lahtine, et üks on selge, ma soovin kandideerida. Küsimus on, millises positsioonis ma kandideerin, et kas ma kandideerin nii nagu ma kandideerisin eelmine kord, et mul on lihtsalt ambitsioon saada vallavolikogu liikmeks või siis mul on ambitsioon midagi enamat, on see vallavolikogu esimees, vallavanem või mõni muu. Ja siin ongi see küsimus, et nii-öelda ei ole ka täna enda jaoks veel seda teemat nagu läbi lõplikult lahti mõtestanud, et sa pead ju mõtlema ka seda, et üks versioon on see, et kui sa läheb edukalt, siis sa oledki vallavanem ja siis teine või vallavolikogu esimees või mis mõni muu inimene. Või siis teine positsioon on see, et sa oled samas kohas tagasi, kus sa täna oled. Ehk siis võib olla vallavolikogu liige opositsioonis ja siis sul on vaja oktoobris leida koduklubi võib-olla kuskilt, on ju. Et aga selles mõttes, nii nagu ma ütlesin, ma olen täna veel avatud erinevatele võrkpallialastele pakkumistele, ma ei kiirusta mitte kuskile, et selles mõttes mingid otsuseid ma tänaseks päevaks teinud ei ole, et nii nagu ma siin mõned ajakirjanikud kohalikust meediast on küsinud, et mis su seis ja positsioon on, et
siis ma olen alati öelnud, et ma olen vaba mees, vabal maal, teen mida tahan hetkel. Et selles mõttes täpselt nii ongi. Mind huvitab ikkagi see, et milline see kohaliku omavalitsuse tasemel poliitika on, et kui palju on bürokraatiat, olgem ausad, ikkagist ju seistakse enda huvide eest palju, et on palju sidemeid inimestel seal teineteisega ja enda huvid mängus, et kui palju on sellist rahva poole näoga olemist ja kui palju on sellist enda huvidega mängu. Ja ma korra lisaks siia veel, et kuna sul on see välismaa kogemus ka selliste heade väikeste kogukondade näol, et kuidas seal näiteks on võrdluses Türiga? No ma ütlen niimoodi, et siukest nagu mingit korruptiivset asja nagu ei ole. Muidugi, igal inimesel on mingi teemavaldkond lähedasem, minu puhul näiteks sport, noored on see teema, mis mulle korda läheb, üldine areng. Mõni mees, kes on ettevõtluses tegelenud pikka aega, tema jaoks on hingelähedane see ettevõtluse teema. Ütleme niimoodi, et igal inimesel, igal erakonnal on mingid omad ideed, millest nad seisavad. Küsimus on selles, et kuidas nad kattuvad, kuidas nad sobivad mingisse ajaraami. Paarim näide tänasel päeval Türi vallas ongi see vallamajat ehitatud purskkaev, olukorras, kus sul on valla eelarve puudu ja miljoni ligi sa pead laenama, et oma valla eelarvet korda saada ja siis sa hakkad ehitama vallamajat 100 000 euro eest purskkaevu ja veel koolid ja lasteaiad peavad selle pärast oma eelarve kärpima, siis ma ütlen see, et see on minu nii-öelda vaadetega vastu. Ma ei saa selle poolt hääletada kahjuks, on ju. Kuigi mitte midagi purskkaevud on ilusad ja mulle ka silmailu väga meeldib, aga ongi see, et kui ma tean, et selle taga on need ja need kärped on ju, siis ta ei ole. Et eks iga inimesel ole omad teemad, millest ta vallavolikogus seisab. Kindlasti meil läheb vallavolikogus emotsionaalseks, on läinud. Ma usun, et me oleme üks vallavolikogu, kelle istungid on, ma arvan, siin Eestis ühed pikemad. On täitsa tavaline, et 5-6 tundi vaidleme seal, et selles mõttes kell 2 hakkab ja kell 8-7 lõpetame. Et see on selles mõttes, aga see ongi see, et sina pead enda inimeste eest või oma mõtete eest seisma ja oma õiguste eest seisma seal ja siis sa proovid seal nii-öelda koalitsioonipartneritele, täna olen opositsioonis, proovid koalitsioonipartneritele teha selgeks, et näed, ei ole mõistlik sellistes olukordades siukseid investeeringuid teha või just on vaja mingeid investeeringuid teha, et see on siuke vaidlus, mis seal salata, mingid konflikte tekib ka. Ütleme niimoodi, et alati naerdakse, et kui Sten volikogu saal jõuab, siis alati öeldakse, et no nii, nüüd võib volikogu selle nii-öelda pikkuse korrutada 2-ga, et ja meil kolleegidega meeldib seal rääkida ja ka me arvan, me räägime nagu selles mõttes õiget asja ja seisame oma asjadest. Meenutab pausti valimist, mis kestab mitu päeva nädalaid vahepeal. Tõmbate ka kardinad ette ja? Ei, me kardinaid tõmba, et kõik inimesed saavad tegelikkuses seda vallavolikogu istungit ka veebis otseülekandes jälgida, et see mingi varjatud protsess ei ole, et kõik saavad näha, kuidas siis tema nii-öelda inimene, kelle poolt sa oled hääletanud, kuidas ta siis volikogus sinu ees seisab. Nii et varsti saab oodata sarnaselt spordile sellist parimate hetkede kollaaži. Jah, tegelikkuses neid on võimalik juba praegult vaadata selles mõttes, et nii nagu ma ütlesin, et ega see vallavolikogu liikme töö ei ole ainult see, et sa seal vallavolikogu saalis teed juttu, arutled, diskuteerid, vaidled, vaid ka need tekstid jõuavad sotsiaalmeediasse, videoklipid jõuavad sotsiaalmeediasse, et sa pead lõpuks selle kõiki oma valijatele selgeks tegema, mille eest sa seisad ja mis on sinu vaade teatud küsimustele. Lõpetuseks, kuna see saade on vist, kui ma ei eksi, siis meie ajaloo üks pikimaid, ikkagi poliitikutele kohaselt. Ma küsin võib-olla niimoodi, et sa ütlesid, sa oled vaba mees, vabal maal, otsustad täpselt nii, nagu sa tahad otsustada. Sul peab ju ikkagi mingisugune nagu unistus olema. Mis on sinu spordi nii-öelda lagi unistus ja poliitiline unistus, on see spordi mõttes Eesti koondis, on see poliitilises mõttes ühel päeval ministriks, peaministriks, presidendiks? Jah, spordi mõttes, nii nagu ma ütlesin, mul pole kunagi olnud seda kinnise ideed, et ma hakkan üldse sportlaseks, kõik on tulnud kuidagi originaalselt. Seada endale sihte, et nii see liiga või mingi muu liiga on mu eesmärk, ei, seda mul ei ole. Lihtsalt küsimus on ka mõneti nagu
gabariitides näiteks, et minu positsioonil, kuigi ma olen 2 meetrit pikk, siis minu positsioonil on täitsa tavaline, et seal on mängumehed 2-12 pikad. Et seal on mõnetigi natuke looduse poolt, mida on antud, mida ei ole antud. Spordi puhul ma olen alati öelnud, et kui ma võtan enda nii-öelda kehast nii-öelda oma nii-öelda mõtetest välja maksimumi seoses selle spordiga, siis ma olen nagu rahul. Et kui ma tunnen, et mingil hetkel on see homme 3 või 5 või 10 aasta pärast panen need ketsid varna, siis ma saan öelda, et tegin kõik. Kui ma ei tea, Soome liiga oli mu maksimumtase, siis ta oli mu maksimumtase ja nii on, et koondisesse tahaksid? Muidugi ma tahaks, aga lihtsalt ongi see, et minu positsioonil on mõnetigi nagu ülekaetus võib-olla, et seal on päris palju häid mängijad, kes mängivad päris kõrgetel tasemetel. Et selles mõttes ma ütlen jah, et ma tegelikult olen juba selle üle maru tänulik, et ma täna olen saanud mängida professionaalsel tasemel võrkpalli, ta on andnud mulle nii-öelda leiba lauale ja nii edasi, et selles mõttes rääkimata inimestest ja tutvustest, mis üle maailma on, et selles mõttes ma olen juba täna väga tänulik selle eest. Kui rääkida poliitiliselt, siis väga lihtne, lihtsalt anda oma parimat kodukohta edasi areneks. Täna mingit peaministrist rääkimata mingit sihukest ambitsiooni pole. Sellega on hea meie saade lõpetada. Aitäh teile, head kuulajad, et olete olnud ärikäiguga niivõrd pikka aega. Tuleb teatada, et läheme hetkel suvepuhkusele, aga kohtume ilmselt peagi. Seega mina enda poolt tänan. Aitäh sulle, Sten, et saatesse tulid. Aga palun. Aitäh sulle, Joonas. Ja aitäh kõikidele ärikäigu kuulajatele. Ärikäik.